ja tuleb. Merirästik ja nii suur veel. Täitsa perses rais. Läbi hommikuse udu paistab litsimaa ja rõdu. Vaatan esimest aknast sisse, turist näpib majadisse. Nii, siit me lähme. Lepaus ajas mind hommikul üles, pekstes sain kohe laksu makku või kuhugile. No päris alapoole pööd ei tunda, aga sinna lähedale. Davai kalale. Kujutate ette, kui elu mul on. Kui teil on naine olla pühapäeva hommikul, ütleb davai kallis, tule keera mulle taha, on ja teeme midagi. Siis ma saan paugu kirja, koli kalale. Tere, nagu ma oma elus kala vähe olen näinud. Aga noh, selline sa oled, kui sa oled loh ja loh kuubis, on ja, siis kõrvad lontis, käid mööda maja ringi, füüsiline vägivald, on ja. Ja see on mitte füüsiline, vaid perevägivald. Aga midagi ei ole teha. Selline, kui sa oled otsustanud olla vaene, siis sa pead lihtsalt selle kõik välja kannatama. Seepärast vaesed mehed saavadki kodus peksa rohkem kui rikkad. Sest rikkad ostavad ennast rahaga välja, vaata. Nii on laad. Mul peal juba rahvast on ja tulin lihtsalt sellepärast, et viitsin paadiga minna ja heiringat on piisavalt juba. Aga muidugi selliseid tellimusi on nii, et paar päeva vist tuleb veel minna heiringat taga ajama. Vaat, nii on laad. Nii on lood ja nagu te näete, seal on väike traal, tuleb sisse langustiini oma. Langustiini traal. Sild on juba inimesi täis. Türa, kell pole 7 peal, juba on siin. No jah, mis on ikka? Mõnus sadama melufesi on tõusu peal. Noh, kuigi siin mulli peal ei mõjuta see üldse. Üks pani ülesse siin. Eile sai 40 suurt lestasid. Erinevaid igasugust neid täpilesti ja skoobat ja no igasugust ütleme nii. 40 tükki. Tere päris ostrasti. Nii et see muul on siin kuum koht. Järgmine nädal 9. tuleb juba. Mõned fännid jõuavad ju 9. siia juba. Siis hakkavad Taani kaluri suvepäevad. Ja ma ei tea, ma arvan, et need võib-olla tulevad 9. õhtul ja siis jooksevad kohe siia muuli peale püüdma. Sest nad jäävad esimene öö siia korterisse, ennem kui suvilasse ära kolime. Suvilasse läheme pühapäeva õhtul. Pühapäeva õhtul. Okei, vaatame, nüüd ma panen kaamera kinni, filmida ei või. Aga kui ma olen siin seal koha peal, siis ma filmin. Noh, Lepaus paneb sinna. Meil on need kodukootud. Ma võtan, ma panen kaamera otsa. Ma panen kaamera otsa, et näha, mis põhjas toimub, kus on mingid väiksed muudatusi ka olnud või? Kus kaamerakott on? Ma panen tina asemel kaamera otsa. Sellepärast, et siis on näha, kes põhjas mingit actionit. Meil on eeringatükk. Anna see siia, siin tuleb see. Sa pane omal otsa ja viska sisse, ma ise tegelen oma jaoga. No aga see on uus see ju, ma ei julge visata ise. Ei, ma viskan ise siis. Paned otsa ja need otsa. Võta üks krevett ja üks eeringas. Pane neile kummijunnid olid ka seal all. Kummijunn pane ka alla otsa.
nii, siin on siuke Systema Paganini, ütleme niimoodi. Kus kohas need kummijönnid on? Kummijönnid on seal nurgas all. Siin või? Jah. Nuga on kus? Nuga on ka siin selles kastis. Võtan selle lahti. Panen kaamera ilusti külge, seal eespool oli juba mingid sepad said. Siis paistab, et action käib vaikselt. Võib nii öelda. Aga nad said seda hiisingut. Tere, ma ei tea, mis see eestikeelne nimi on. Võib-olla eestlastel polegi sellist kala nime üldse. Sest vaata, Eesti riik on nii noor, et nad ei ole suutnud veel kõiki kala nimesid üles panna. Võib ju olla niimoodi. Võib ju olla niimoodi, et mitte võib, vaid tegelikult ongi niimoodi. Eesti riik on väga noor. Sellepärast veel valitsus hakkama ei saagi. Eesti riik on alati olnud kellegi ori, kellegi lipu all. Sul on valmis või? No valmis. Selle tööle panema. Nii, hakkas tööle. Nüüd tuleb kaamera hästi puhtaks teha, et vee all oleks näha, mis seal toimub. See on 70 grammi, nii et see on tegelikult siuke väga okei, see kaamera panna otsa. Ja siis näpistame siit ühe eringatüki. Anname lihtsalt niimoodi otsa. Nahast ka läbi, sellepärast et see eeringatükil on see siuke teema. Kummitükki tahad ka äkki või? Eringale ma ei taha, sellele krevetile võib panna. See krevet toimetab nii pea kui saba. See raisk on nii seinast seina, mida ta siin üldse tahab. Mõnikord tahab liivaussi ja mõnikord tahab seda ja mõnikord tahab seda ja mõnikord võid talle üldse pakkuda, mis sa tahad, ta nagunii ei võta. Aga ma olen tähendanud seda, mis ma võin teile väikse nipi öelda, et ma olen saanud, keegi ei saanud mitte ühtegi, absoluutselt mitte ühtegi, jumal null. Ja ma püüdsin ühe värske ahvena kinni ja siis ma panin värske ahvena filee otsa. Ja see toimetas niimoodi, et oh my god, aga see oli täiesti värske pidi olema. Seda tead, kui ma pidi pool käib või? Türa neid ei saa ju visata kõvasti, sellepärast need on uued nöörid on peal. Aga noh, ega praegu võib nii ka olla, et ega ta see on kalda lähedal ka, sellepärast, et võta, see on sinu õng. Ja
siit tuleb minu oma sama. Päike paistab otse silma, ma ei näe seda otsa. Kus ta on sul? See keri ikka pingule ka, sul on ta ju täitsa lõtt. Ei saa väga kaugele visata, sellepärast et uued nöörid on peal. Ja ma kaldun arvama, et praegu, kus on vesi kõrgel, siis suurt vahet ei ole, kui vool kannab raisk ära. Kuhu? Näed, sellel on peesing otsas, merirästik on otsas. Ega siin ei näegi mitte muhvigi, ütleme niimoodi. See jääb selliseks loteriiks. Las sööb otsa lihtsalt. Muud midagi. Sellel on merirästik oli. Vana keris seal välja ühe. Ta keris merirästik. Merirästik või? Oi, pläedris. Merirästikul on reigelt hea liha, valge liha. Mul on teema selles, et mul jookseb kotti, sellepärast see kaamera ei hoia kinni. Ma tahan lihtsalt põhjast näha, kas on mingit tegevust ka seal all või mis teema on. Mind huvitab lihtsalt praegu põhi. Siis ma vahetan, panen tina otsa siukse 68 grammise tina. Siis saab kaugele välja väänata. Mul ei jääda põhja lihtsalt kinni. Nüüd jäi aga siia samasele ette kuskil natukene. Ja nad kasutavad liivaussi, meil pole liivaussi, meil on krevetti ja eeringaas, aga see peaks samamoodi töötama. Seda merirästikut ei taha, üle kui selle käest võtta saad, 2 nädalat käsi paistis. Aga liha on hea. Praegu hea see merirästiku liha on. Teed fileeks, tal on nii lihtne fileed teha. Sest tal on keha osa hästi väike. Keha osa hästi väike, jah. Näed, vaata, vana vits välja 2 lesta. Väiksed türa ei ole. Need on nii väiksed lestad. Aga noh, kus on väikest, seal on suurt. Ja kus juures saavad juba tuuleaugi ja mitte vähe. Ta nüüd ka väga kaugele ei viskanud. Saavad jah tuuleaugi juba. Ütleme Põhjamere kalda ääres seal, kus ma elasin 15 aastat seal Pärismaalaste saarel või 17 aastat seal on paksult täis seda kuradi tuuleaugi. Aga meie poolt on ka, ütleme, kus me paadiga sõitsime, seal juba sealt ka saavad, nii et selles suhtes on kõik 5+. Ja resk mingit tonksu ka on. Aga vana jälle kerib. Vanad on tulnud, see on hommikul vara, kuradi kohvi on kaasas ja võikumaterjal ja vedavad siin päeva. Muli peal see veetõus ja veelangus see nagu ei mõjuta nii. Jah, ots rabeleb ja ju tal on midagi jälle seal. Jälle merirästik. Ja. See võib hakata rolli mängima. See merirästik. Pean ka oma aja välja kerima.
see kuradi kaamera tuleb siia nii ette. Kaamera on vaata ümmargune ja ta ei jää siia põhja õieti kinni mul. Aga mul oleks vaja lihtsalt põhjast nagu pilti saada. Et mis teema on. Et mis teema on. No ei ole jah, pole tonksanud ka, ütleme niimoodi. Võib-olla peaks ikka eeringat tüki proovima. Ta tuleb kaldel ära kohe. Praegu on pool arvatavasti sellise nurga alt seal põhjas, et ta toob nagu selle kaamera siia. No see kaamera ei ole nii raske. Ja ta on ümmargune ka ja ta läheb hästi aeglasti põhja, siis on, ma kerin juba nagu pool sisse, ta tuleb siia täiesti kalda äärde. Mul nagu seda ei ole vaja. Ma oleks tahtnud, et ta kuule, aga võib-olla oleks pidanud sinna otsa minema. Mäletad, need võtsid sealt poolt ka välja ju, seal mitte otsa, vaid sinna selle peale, kus on see, kus me eeringat püüdsime. Sealt võeti ka ju kala välja. Saad sinna otsa või? Ja täitsa otsa, jah. Jaa, siit on ida suurem saanud, ma arvan. No sealt nad said ka ja mitte vähe ju. No siit on muidugi suurem, jah. Aga nad nopivad siit neid väikseid türalis. Mingid suurt leste sealt. Meil on krevett ka. Neil on liivaussid. Oli võtt või? No vaat, lepaussil võtt. Võtke mehed kokku ennast ja hoidke pöialt nüüd. Ja Ott võtab, jah? Aga oli võtt. Väga hea. Siis vähemalt midagi liigub siin. Midagi uimane on olla hommikul nii vara. Ma tavaliselt türaga väike lest, vaata seda lesta, mis see sai. See on kuradi 10 sentimeetrit ainult. See on nagu Eesti lest. Vana loobib neid ainult üle siia basseinideks. Pean ka vaatama. Aga jää pingule. Vaata see kaamera ja tuul, vaadake, mul on kottis. Triinul on ilusti pingul, mul on kottis. Aga ma lasen põhjas, et näha põhja kaamera, las filmi. Tegevus seal põhjas, et kui nüüd välja kerin, siis ma vahetan ära, panen tina. Siis ma saadan sinna Nicaragua külje alla kuhugile. Suuremat kalares. Siin ees on üks väikest täis. Aga vaata, mis jura sealt peale tuleb. Sa võid välja kerida ja proova vaadata. Sa võib-olla sõi ära. Sul oli ilus võtt, jah? Sealt tuleb torm peale. Sealt tuleb torm peale. Mis kiirad meie. Mis sa ütlesid, mis kellu näitas vihma siin? Kell 2. Kuni 0,3 millimeetrit. No vaata selja taha, seal on küll lähe, et sealt tuleb siuke persekaela, et oi jah. Aga muidu mõnus on, vaata ilm on siuke täielik aru saamatu. Eile õhtul läksid magama, oli 25 kraadi sooja, päike paistis, nii palav oli. Hommikul tõusid üles, on selline. Ja laev on nii täis, kõik laevad ja klaarivad, nagu siin küll tunda ei ole, et oleks mingisugust seda, et diisel on kallis. Kui ta võttis sul Triin, siis keri välja ja vaata, mis sul otsas on.
tuleb kuidagi raskelt ja väga tubli. Tühjad ju konksud. Täiesti. Kõik on ära söödud. Sa magasid maha. Sellepärast, kui sa ei teadnud varem, siis kui konksud on tühjad, siis kala ei võta niimoodi. Pole võimalik kala saada lihtsalt. Türa, meil oli ju värsket eeringat kapis raisk. Kuidas eeringat paned, ma ütlen sulle. See on hea, kui saba ots on tugev. Lihtsalt paned ta nii läbi. Sellisele kujul siin kondi tagant ja jääbki rohkem muhviga. Sest lest on siuke idamaise päritoluga kala, ega ta ei mõtle palju, ta näeb seda ja siis ta kohe haarab ja tal on suur suu. Mul on hea see kaamera otsas, siis see võtab kinni. No vaatame jah, et ilm hoiab, et saab natukene püüda, see on nagu vinge. Ikka audad, jah, võid ilusti sellest läbi panema, see jääb hoidma. Väga maasikas, kõik näeb väga hea välja. Teeme siis vähe tugevama viske, uus nöör on peal. Aga noh, nii kui ma ütlesin, ega väga kaugele visata vaja ei ole. See läks juba hästi tal. See läks sul ilusti. Hoia kerida vaikselt pingul ära. Vaata, mis oma jagu siin teeb. Kõik on hästi, mul on raha, mul on tervist, mida vaja. Ja aitäh, kes Membershipis toetavad meid ikka kütiga. See on armas. Tänases, kus kütte on nii kallis raisk. Mul on see nöör küll jumala kottis raisk. Suke pühapäeva kohta jumala vähe inimesi reis. Türa küll, mul on jumala kottis seda meil. Ma pean lihtsalt lootma sellele, et keegi tuleb ja rabeleb seal otsas. Ja jääb otsa. Kaamera ei hoia lihtsalt põhjas kinni. Need väiksed kalalaevad on peal. Üks traalib seal langustiini, üks tuli just sisse. Üks tuli just sisse. Tuul on süüdvest. Kõik on hea, ütleme nii. Mõnus on pühapäeva veeta nii, et viriseda pole muffiga, kas saame või ei saa, meil on nagu nii eeringat sitaks raisk. Aga ma ei tea, kas me lähme seda eeringat veel püüdma või? Ikka lähme. Ja siis ma arvan, et tuleks homme minna raisk. Sest kui need Taani kaluripäevad algavad, siis suvepäevad, siis seal läheb nagu nii, ma arvan, 100 eeringat ära raisk. Peab tegema seda suure tünnide ja seda kodust marineeritud eeringat ja ma tellisin kala ka natukene punast. Ma hakkan kolmapäeval valmistama kala ka nii, et ütleme, et selle nädala kalanädal tuleb nii, et liha ei ole. Kui keegi liha tahab, siis võtku ise kaasa. Aga võib-olla ostame ühe selle. Võib-olla ostame ühe fleskestai suure, siukse 5 kilose. Teeme seda karuvere marinaadis šašlõkki. Ja. Siis nad saavad ka üks päev šašlõkki süüa. Aga no seda ei ole mõtet ennem teha, kui alles kuskil laupäeval. Sest ega nad esimese uraaga nagunii söövad kala. Ma ei usu, et keegi seda liha tahab.
esimese hurraaga ma arvan, nad on lihtsalt purjus 3 päeva. Nagu tavaliselt turistid on. Me ei joo. Me ei joo ühtegi tilka ka. Sa ei pea üldse alkoholi ostma. Siis lõpuks läheb kast 2 õlut päevas pluss viina. Aga noh, see ongi eelis, et Taani kaluri juures te võite teha sinna nii ka Las Vegas. Tehke, mis tahate. Kõik on võimalik orkunnida. Mehi, naisi. Kõik. Ja ametlikult mitte nii, et kuskilt nurga tagant. Näed, vanal jälle väiksed lestad. Vanal otsas ja kinni. Nüüd on perse. Vana vist peab ronima sinna. Ja olukord. Nüüd ei täiesti kinni, jah. Peaks äkki liivausse kaevama minema või ootame turistid ära, siis saab kõik koos minna. Sest ega see lesta püük ja see, ütleme, süüke tonka püük sealt suvila eest, see on nagu nii populaarne teema, ma arvan. Amerikad said juba väga hästi. Nii on. Näed, sai kätte. Türa 2 lesta, üks on ilus suur merirästik, vaata. Ilus suur merirästik on. Triin, vaata, lest ja merirästik. Väga vinge. Tal oli 3 konksu. Tal oli tehtud süüke tonka 3 konksuga ja liivauss. Meil liivaussi ei ole. Selle liivaussi tuleb korjama ja kaevama minna ja putsi. See on süüke... Pole aega praegu teha seda päris siin kohe ei kaeva ja on vaja sõita natukene ja osta on päris kirve, sest 10 liivaussi maksab vist 5,5 euri, nii et aga noh, ütleme, ta on ikkagi selle lesta lemmik osa. Lestale lemmik osa. Okei, vaatame natukene. Hoiame. Ma kärin välja, ma arvan varsti. Ma lasen natukene veel tal olla. Siis ma arvan, et ma juba mingit tegevust peaks olema näinud põhjas selle kaameraga. Ja siis tuiskan sinna. Panen tina otsa, siis ma saan lennutada kuradi kaugele. Kõik istuvad ja loodavad, aga väike kohvi ja on väga super. Pühapäeva hommik. Midagi paremat ei saagi tahta. Ja homme arvad siis, et tuiskame veel Eeringapäevale või? Lähme. Ega meil siin aega suurt ei ole, meil tulevad vahepeal veel paariks päevaks inimesed ja siis on juba päevad algavad raisk. Meil läheb kuskil 3 päeva läheb söögi peale, et ära tuua kalad, värgid, särgid, kõik ära teha, nii et korter on vaja ära koristada. korter on enam vähem, seal sealt on vaja need pesud ära tuua. No pesud võib tõsta maha, nad tulevad ainult ööseks, järgmine päev lähme minema sealt juba ja siis meil ei ole nagu nii suurt Siis peame kohvimasina ka kaasa võtma seal Denkvalenist. Miks? Ma ei usu, et seal kohvimasin on, seal ei olnud kirjas meilis ja Türa, kas seal nõusi üldse on? Ma ei ole seal nii ammu käinud seal suvilas.
ma ei tea, see on vahepeal on omanik vahetunud, ma ei tea üldse, mis seis, mis seal on, aga seda saab vaadata ju. Koht, see lihtsalt see koht maksab, sellepärast et seal, kus meie üritus pihta hakkab, see on ainult 10 meetrit ja võid kohe sisse visata latid ja püüda ja praegu on seal merirästik, tuuleaug, punane igat pidi ja kõik lestad ja krabid ja mis sa võid sealt saada. Seal on krabi ka, nii et me võime mingi krabispoti ka sisse visata. Kerin selle välja ja panen tina otsa omale. Siis lennutan kuhugile kaugemale. Kui see... Mul tuleb lihtsalt see kaamera tuleb nii ette siia ära, et mul ei ole nagu suurt võimalust sellega üldse. Aga näed, tühi on alumise ära võtnud. Võttis sul või? Võttis, jah. Kurat, alumise on ära saanud, siis ta ikka nokib seal all. Ma lihtsalt magan maha selle kaamera pärast. Aga mul on ju süüdlane. Ai, sa raisk, nüüd tuli, nägite või? Otsas või? Ma ei tea. Nägite haakimist või? Võt siit võite õppida, kuidas käib haakimine. Siuke tõmme oli, et jooma joores. Ei ole midagi otsas. Ei ole või? Aga vähemalt oli võtt. See on juba pool võitu, ütleme niimoodi. Ja mina sain ilusti kaamera töö. See tagasi vajub. Vaata, kui ma kerin, see vajub tagasi. Alt äkki lahti või? Kuidas seda kerima peab, et ta kinni oleks? Ei, see on... Sellel ketal vist oli, ta ei jäänud iga vahepeal jääb kinni, vahepeal tuleb lahti. Ma ei tea, mis peab uurima. Ilus võtt oli, miks ta otse ei jäänud? Ju ta oli väike või oli krabi või midagi. Tahad ma sisse viskan või? Jah. Ilus võtt oli jah. Ta mingi, näed, ta vahepeal jääb. Tal on midagi lahti. Ei tea, turistid on perse keeranud selle. Väga hästi läks. Kohe ma teen järgi siukse viske. On omale tina otsa. Panen selle kaamera kinni neis. Kus meil siin see polk on? Siin. Ma ei pea nii väga pärast jõblama sellega seal. Waterwolfi otsast ära. Power off. On käed kõik puruks. Nii. Ma otsa. Tina. Kuud kindlad mulle. Ei luba, et kuradi tuult. Ei no, võtt oli sul ilus, nii et selles suhtes on kõik 5+. Võtt oli sul ilus. Ja nüüd ma saan ka vähe julgemalt visata seda. Kotti jookseb, ma ei saa aru, ma panen ta pingule, aga ta jookseb kotti. Vool on tugev. Vesi tõuseb. Vesi tõuseb ja vool on tugev, sellepärast. Eeringa puhastamisest on sõrmendid puruks. Pöidlasse lööd nooga sisse kogu aeg. Ja tüki haaval tuleb küljest ära.
noh, midagi ei ole teha, selline see kaluri elu on. Selline see kaluri elu on. Nii. Koti läheb ta sellepärast, et vool on. Proovin ka väikse siukse keeringa tüki panna. Niimoodi. Läks peevutisega otse. Nii, nüüd teeme vähe tugevama viske. Proovime vähemalt. Et sa räägid, et ilus võtt oli või? Kaamer ikka töötab, ma panin kinni seda. Korras. Ma ei tea jah, midagi nagu jube raske on mul igal ajal. Midagi vist on otsas. Ei ole või? Sitt. Vaadake. Krabi oli otsas. Krabi oli otsas, nägite jah? Nüüd ma teen siukse lükke, et ma vajutan siia poole hoopis. Proovin siit poolt. Võib-olla on rohkem lakki siin pool. Lepaossil on paar head võttu olnud, aga ma arvan isegi, et see võib olla see sama kuradi krabi, kes nussib siin all. Keegi helistas ka. Ootame, kes see on. Natsa pausi tegema. Proovin siit poolt. Merel jah? Lepaossil seal võtab. Võttis ilusti praegu. Ai, sa raisk. No? Nüüd vist on midagi otsas. Nüüd on otsas. Vaadake seda otsa siis. Aga nüüd siit poolt välja kerima. Vaatame. Midagi ei ole. Keegi nussib siin all meid. Keegi nussib meid siin. Ma arvan, et see on see kuradi krabiraister. Alguses tundsid, et oli otsas või? Jah. Raske oli. Ju siis krabi või midagi. Iga see aasta aeg nad hakkavadki lalli mängima siin. Segavad seda püüki.
aga noh, need seal ikka midagi on saanud, aga siukseid väikseid saaks ühe merirästikugi näidata teile. Veedame siin oma pühapäeva hommikut. Allan pool on tugev. All on tõesti tugev pool, sellepärast et see kuradi tina ei jää üldse nagu paika. No. Väga vinge. No eks vaatab. Vaadake, kus ots võttis. Türa, kus võttis praegu reis. Keegi nussib seal all, ma arvan, et see on kuradi krabi reis, kes nussib seal. Ööpüüki tegema, öösel krabi magab. Ma ei tea ka täpselt, võib-olla ei maga. Aga noh, kui mina krabi oleks, siis ma magaks. On ikka tegelane küll veis. Lasen tal natuke rohkem sisse võtta. Pilot läheb välja. Kellegile järgi arvatavasti. Homme peaks paadis proovima ka lesta proovima püüda, kui me lähme. Näed, võttis. No kes jäi taha. Ilus võtt oli küll väis, aga ma ei tea, kas taha jäi. Mul on siuke tunne, et see on väis krabi, kes võtab sealt kinni, aga no ei jää taha reis. Kreveti ära söönud. Kreveti ära söönud. On ikka tegelane raisk. Noh, siuke amps on ilus tal. Suurele kohe sisse võtta on ju niimoodi. All on meil eeringas. Sul ka võts või? Kokkuvõttes ta võtab kuidagi väga imelikult. Mul on siuke tunne, et siin on ikkagi tegemist selle väikse krabiga raisk. See on liivakrabi, kes sellega mässab siin. Vahet ei ole, natuke actioniti. Natukene actionit pühapäeva hommikul. No jooma ei joo reis.
Jube, vaata. Täitsa niimoodi käis. Ma lihtsalt magasin maha. Täna ma pean uuesti kaamera otsa panema, ma arvan. Siis ma näen, kes seal on. Huvitav vaadata. Mis sa tahad? Tahan suitsu panna laagima. No, võimalusega on ju kott sinna poole viia. Assa raisk! Nüüd lõpuks ei taha see vendres. Nii. Kohe vaatame siis, kellega on tegu. Kes seal jeblas mul niimoodi neid. Ja mida ta võttis? Mind huvitab just see, mida ta võttis. Ja tuleb. Tuleb. Merirästik ja nii suur veel. Täitsa perses rais. Aga vana tuli appi mulle. Vaadake seda krooni siin. Oi, pläed, kui sealt võtta saad. Nendes mäju kaad. Ja, hvor er den? Bare stille her, så vi... Men hvem er over pikken? Ja. Takk for hjælpen. Tak. Vana tuli appi kohe, sellepärast arvas, et me ei tea sellest vennast mitte muhvigi, aga tegelikult me teame sellest vennast päris palju. Siin on ikka kuradi 20 kilo liha, teda fileeritakse näed uime tagant siit. Ikka ilus suur feesingreis. Siit näed uime tagant, tal on keha nii väike. Tal on keha nii väike, et siit näete kõhu see lõpeb ära, näed, sitasoolikas on siin selle uime all juba, näed. Sealt, kus need uimed hakkavad. Siit krooni tagant saad maha lõigata, näed, niimoodi. Ja ülejäänud on kõik puhas liha, valge liha, kullaga ühes hinnas. Taani kuningas sööb seda. Näete siit, niimoodi fileerid, siit lõikad niimoodi ja siis tõmbad maha üks ja teine külg. Et see on päris jõhker. Aga jube hea. No võt, ja mida ta võttis heeringat, nii et las olla, õhtusöök on olemas peaaegu, sest siin on fileerib päris palju liha välja sellest vennast. Saada ära. Millega? Noaga lõika puruks siis maha pea vahel. Noh. Ütleme niimoodi, et meil pole tange kaasas, oleks tangid kaasas, siis oleks lihtsam. Noh, ma arvan, et nüüd las ta olla siin. Sa pead maha ja lõikad all? Kuidas ma lõikan praegu? Las ta olla, ta on surnud, ma vajutasin läbi tal ju südamest, nii et südamest on läbi vajutud, ta sureb ära. Uus heeringas otsa ja... Sul on ilus tükk seal alles. Kus kohas? Heeringa tükk on alles, see oli ilus. Aga see on ikka vähe. See on niimoodi, et kui sa tahad kala saada, siis tuleb... Kus ta ilus on, vaat? Meil on heeringat ja paneme otsa. Meil on ka tangid ju kodus olemas, nii et... See tuleb selgeks teha inimesetele, kes üritusel tulevad, et nad peavad sellega siga ettevaatlik olema.
Vot nii on lood. Ütleme nii, et liivauss toimetab hästi. See vana just tuli ja viskas sisse ja nad võttis välja kohe lesta. Ja taga nopib selle vana mingi 3 konksu ja 2 kaupa. Aga noh, me tulime rohkem nagu aega veetma. Et liivaussi on ikka vaja. Tuleb minna kaevata, vaatame, kas see ka võtab seal või. Need just tulid, läksid meist mööda, toppisid hunniku liivaussi otsa ja selle järgi see lest märg on, ütleme nii. Ei olnud midagi. Mul on kaamera, vaatan lihtsalt, mis põhjas on. Ega varsti läheb minema, meil on muid asju ka teha, onju. Vähemalt oleme päeva kirja saanud natuke lesta püüda ja ma viskan veel kaameraga korra sisse. Viskan. Kui ikka lesta tahad, siis peab olema liivauss. Kusjuures teie Eestis ju püüate kogu aeg krevetiga, aga meil on see niimoodi, et kas ta toimetab või ei toimeta, kui tal nüüd laua ääres on ikka liivauss, siis ta tahab liivaussi saada ja ongi kõik. Ma ei tea, võib-olla üks hommik tuleme liivaussiga proovima. Ja. Lähme ise kaevame või ostame. Meil on natukene sõita siit, et seda liivaussi saada ja see peab olema täis mõõn. Kui vett ei ole, siis sa saad minna ja kaevata neid ja kaevad terve hunniku kohe kokku, aga need ei säili nii kaua, ütleme, et kui siin homme kaevata neid, siis ja inimesed tulevad alles järgmine pühapäev, siis on see mõttetu üritus, ei säili nii kaua. Neid tulebki minna korjama siis, kui suvepäevad algavad, ütleme nii. Siis on hea, ma saan saata lepaossi tüüpidega kaevama. Siis kui mõõn on. Sul pole ühtegi tonksu olnud või? Ei ole. No vaatame natuke veel, siis lähme minema. Lähme vaatame koju ja siis ma näitan teile, kuidas see ära fileerida. Kuidas fileeritakse seda venda siin. Sepitses jubedalt. Aga otsa ei jäänud. Keegi seal igadel all rabeles hullult, lepaussil täpselt samamoodi. Aga kõik tühi. Kõik söödi ära. Täiesti tühjaks käis. Lähme ära siis või? Lähme ära või? Lähme ära, jah. No lähme ära, tuleme üks päev selle... Tuleme nende... Pole midagi või? Ei ole. Näed, seal on vanala otsas. Samamoodi merirästik. Või lest või? Merirästik. Jõle ilusad suured merirästikud on. Lähme jah, sellepärast meil on vaja seda teha. Võtta järgmine kord tangid kaasa, muidu me ei saa püüda siin. Sest vaata, kui ilus suur sellel selle otsas on. Aga noh, püüki on ja kala on, nii et kõik on selles suhtes väga hästi. Nuuriseda pole midagi, nii et näete juba paari päeva pärast meie uusi seiku, siis tuleme liivaussiga siia tagasi.